head kuulajad, tere tulemast majandusteaduskonna podcasti Tippude teejuht. Panime siia tahvlile ka, et te näeksite, millega on tegemist. Meil on praegu juba 4. episood. Kutsun siis üles ka varasemaid episoode kuulama, vaatama. Need on olnud väga põnevad. Igal juhul nende eesmärgiks kõikidel on tuua tagasi meie vilistlasi ja uurida, kuidas need on läinud ja mida nad üldse elust arvavad. See podcast on valminud siis koostöös majandusteaduskonna ja vilistlasühinguga Hermes. Minu nimi on Krista Jaakson, mina töötan majandusteaduskonnas juhtimise kaasprofessorina. Ja kui natuke sisse juhatada seda tänast podcasti või episoodi, siis ma ütleks, et see on selline üsna iseäralik, sest varasemad episoodid on olnud selliste külalistega, kus võib eeldada, et vilistlased majandusteaduskonnast sellistel kohtadel töötavad, et panganduses või tööstusettevõtetes või startupides. Igatahes Raul Kadaste, Põlva gümnaasiumi direktor, tere tulemast. Nii on, tere. Kurvits, Võru gümnaasiumi direktor. Jaa, tere. Miks just Tartu Ülikool? Väga teadlikult vaatasin erinevaid õppekavasid majandusteaduskonnast, sest ma olin enda jaoks välja mõelnud, et mina tahan minna majandust nüüd õppima. Ja ma vaatasin ja võrdlesin põhimõtteliselt peamiselt Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppekavast. Ja kuna ma olin samal ajal töötav inimene ja tegelikult õpingute ajal kohati ka 2 kohas õppiv inimene, siis ma arvestasin ka sellega, et mis mahuks kuidagimoodi minu muude tegemiste hulka. Ja lõpuks kõike arvesse võttes ma leidsin, et Tartu Ülikoolil oli täpselt see, mida mul oli vaja. Ma vaatasin õppekava sisse ka, leidsin, et täpselt neid aineid ma tahaksin õppida või enam-vähem neid aineid. Ja see oli see periood, kus ma tõesti töötasin ka Tartus, nii et ma leidsin, et siin ma saan veel käia ka nädala lõppudel, et kõik klapib kokku. See, et ta päriselt niimoodi läinud, see on täiesti teine teema. Ja see, millest sa räägid, on siis see sama ettevõtlus, tehnoloogia juhtimine. Just, valisin ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise õppekava. Mina teadsin ka gümnaasiumi ajal, et ma tahaksin majandusteadust õppima tulla. Aga õnnetuseks minu riigieksami tulemused ei olnud nii head, et ma oleks saanud tasuta õppekohale. Ja ma läksin õppima pärast gümnaasiumit Tartu Ülikooli matemaatikat. Sest matemaatika mulle meeldib, pakkus mulle pinget ja tõesti pakkus mulle ka huvi. Aga kohe esimesel aastal ülikoolis ma sain aru, et see ei ole see matemaatika. Ma kohtusin matemaatikaga, mis oli minu jaoks hoopis midagi muud, mida ma arvasin, et matemaatika on. Ja pärast esimest semestrit ma hakkasin võtma vabaaineid majandusteaduskonnast ja siis tegin koostööd oma vanematega, leidmaks siis ressursse, et tulla õppima tasulise õppekohale ja siis pärast esimest ülikooli aastat ma tulin majandusteaduskonda. Ma ei saa siin kõlada kuidagi moodi patriootlikult või ustavana Tartu Ülikoolile, vaid nagu ma ütlesin, ma valisin 2 kooli vahel ja täiesti praktilistel põhjustel. Et see, et Tartu Ülikool on maailma tippude seas väga kõrgel kohal, see küll oli kuskil kuklas olemas, aga see ei olnud otsustav. Ja mul on vist 2 põhjust, et kuna minu õde õppis juba Tartu Ülikoolis ja majandusteadust juba ees selles mõttes, et see tundus kuidagi turvaline kindel valik. Ja teine põhjus on see, et kuna ma olen pärit Jõgevamaalt, siis lihtsalt siia poole lihtsalt oli mugavam tulla kõrgharidust omandama, see tõttu. Nii et valdavalt siis logistilised põhjused? Põhimõtteliselt. Jah, tol hetkel küll. Oota, kas sina käisid bakalaureuse ka siis siin või majanduses? Ikka, magistri ka. Jaa. No võt, näed, siin tulebki erisus, et minul oli enne teine kõrgharidus hoopiski sõjalise juhtimise koha pealt. Mis sinu esimene kõrgharidus? Sõjalise juhtimise kõrgharidus siit samast Tartust akadeemiast. Just. Ja mina tulin magistrisse majandusteaduskonda. Nii et ma enne ei olnud üldse kuidagi moodi majandusteadlane. Okay. Aga Karmo, sinu puhul, kui sa lõpetasid bakalaureuse, miks sa otsustasid siis magistrisse siia edasi jääda? Mul tegelikult oli kohe ülikooli astudes ikkagi eesmärk, et minu jaoks kõrgharidus on 5 aastat õpinguid, et magistrikraad on see, kuhu ma pean jõudma õpingutega ja see ei olnud mingi kahtlus minu jaoks või küsimus, et see oli loogiline jätk
et kohe, kui bakalaureusekraad oli käes, siis astusin magistriõpingutesse, et seal ei olnud küsimust, et kas kuskile mujale või mingit muud eriala, et minu jaoks 5 aastat kõrgharidust tundub elementaarne ja normaalne ja vajalik, et saada ikkagi, selline need teadmised, oskused, mis tegelikult on selles valdkonnas ikkagi vajalikud. Aga siis ma küsingi, et mis siis on osutunud niimoodi tagantjärele vaadates kõige vajalikumaks, mida te siin õppisite just selle sisu mõttes? See paneb küll mõtlema. Jaa, see oli tõesti keeruline küsimus selles mõttes, et erinevalt Karmost on, et mina tulingi selle kogemusega, et ma olin juba pea 20 aastat töötanud erinevatel juhtivatel kohtadel, nii et juhtimiskogemus oli mul olemas, küll aga mul puudus igasugune kogemus ja sügavam teadmine nagu eraettevõtte juhtimisest ja selle rahandusest. Et mina valisin täitsa selle ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise õppekaval oli 2 suunda ja mina valisingi täitsa rahanduse suuna, sellepärast, et ma tundsin, et see on see koht, kus mul on lünk. Et inimestega ma saan hakkama, enda rahadega ka, aga tahaks paremini hakkama saada. Ja ma arvan, et kõik need rahanduse ained 2 korda läbitud Kantšukovi kursusi ja nii edasi, et võrratu. Ja on sellest siis nüüd hiljem olnud abi? Ma arvan, et on olnud toeks. Kas või sellega, et asutuse eelarvega paremini toime tulla ja tulude juhtimine. Tuludega on meil kitsas, aga kulusid on küll, mida on vaja juhtida. Et jah. Mina võib-olla nagu erialalt ei oskagi välja tuua neid oskuseid, teadmisi ja hoiakuid, aga kui ma mõtlen, siis võib-olla ülikooli 5 aastat andsid mulle juurde kaasa analüütilist mõtlemist, analüüsivõimet, suurema pildi nägemist, probleemide õiget määratlemist, lahenduste väljapakkumist, et just sellised muud oskused, mida võib-olla erinevates valdkonnas, sealhulgas ka hariduses nagu vaja on, et loomulikult ma tunnen ennast mugavalt ka nii-öelda eelarvet majandades, võib-olla tänu nendele oskustele teadmistele siit sain, aga ma pigem võtan siit kaasa need muud suuremad oskused teadmised, mis võib-olla konkreetse erialaga seotud ei ole, et mis võib-olla õpingutega võib-olla kaasa minule tulid. Aga kui Raul pidi 2 korda Kantšukovi ainet tegema, et mis oli kõige keerulisem või nagu selline nagu tõesti mitte, Helje Kaldaru ja mikroökonoomika. Tegin 2 korda. See jäi baka tasemes. Jaa. Aga ma tean nüüd öelda, et ma läbisin selle aine esimest korda nagu vale hoiakuga. Ma võtsin kohe hoiaku, et ma ei saa sellest aru. See on nii keeruline, see on liiga teoreetiline. Ja mäletan, kui ma pidin 2 korda seda tegema, ma õppisin nädal aega järjest. Ja lahe oli vaadata ja nagu aru saada, kuidas tekivad seosed, arusaamad. Ja kui ma läksin seda valikvastustega eksamit tegema, siis nii hea tunne, sa saad aru, mida sinu käest küsitakse, saad aru mingit seostest, asjadest ja läbisin väga heale tulemusele selle, nii et see jääb mulle nagu alatiseks meelde. Mikroökonoomika ja Helje Kaldaru. Mul on tunne, et võib-olla võti ongi nendes hoiakutes, sest ega selle Kantšukovi ja finantsmodelleerimise juures ma arvan, et mul oli sama põhjus, miks ma pidin seda 2 korda võtma. Sest ma esimene kord pidasin ennast piisavalt targaks, et ma haaran lennult kõiki, sest kõike ma üldiselt haaran lennult. Ja see ei olnud see asi, mida lennult haarata. Ja tegin ilusasti kursus läbi, vaatasin, suusad üldse ei libise, et tuleb uuesti määrima minna. Ja tegin 2 korda veel. Sain palju paremini aru. Mul lihtsalt endal meenus Karmo juttu kuulates, et ka mina õppisin Helje Kaldaruga mikroökonoomikat bakalaureses ja ma mäletan muud midagi kui seda, et ma võib-olla päris läbi ei kukkunud ühte eksamit, aga et oli valikvastused ja siis Helje kommenteeris niimoodi, et ta pani sinna valikvastustesse ikkagi ühe hästi lolli variandi ja mõtles, et seda küll keegi ei vali. Ja ometi üks inimene valis, loomulikult see oli mina, siis niimoodi läks. Nii, aga tudengi elust rääkides, et mida te sellest mäletate? Kas oli midagi sellist nagu ikkagi sotsiaalselt ka toredat sellel õpingute ajal teaduskonnas?
minul on natuke raske sellele vastata, sest nagu ma ütlesin, et mul ei olnud väga tudengielu, et ma oma esimese kõrghariduse tegin mujal, tudengielu oli siis. Aga magistriõpingute ajal tõepoolest ma õppisin 2 koolis, samal ajal Balti Kaitsekolledžis siin samas mäe otsas täiskohaga ja siis nädalavahetustel seda majandust ja kuna meil enamus kursusest olid kõik töötavad inimesed igalt poolt mujalt, siis väga harva juhtus midagi sellist tudengielu laadset. Et tõepoolest meil oli mingisugune tagasihoidlik rebaste ristimine, saime korra kokku seal jõulupeo jaoks aga muidu oli tore seltskond. Nii et ei, selliseid väga säravaid mälestusi siit ei tule. Minul ka ei ole, sest et ma pigem olen loomult selline üksik hunt ja ma ei vaja väga palju inimesi enda ümber. Et mul ikkagi, kuna ma käisin ülikooli kõrvalt juba tööl, siis võib-olla selline seltsielu juba kolleegidega ja muude sõpradega väljaspoolt ülikooli. Et seda seltsielu või sellist tudengielu mul ei ole sealt midagi meenutada, sest et ma arvan, et see oli juba teadlik valik, et ma õpin siin ja kõik muu on mul mujal. Seda on natuke kurb kuulda tegelikult, aga nii ta on, jah. Et kuidas korporatsioonidega teil kokkupuuteid on? Või on mingeid? Mul on teadmine, et nad eksisteerivad kusagil, aga mitte koos minuga. Mina tean ka, et nad on olemas, aga rohkem mitte midagi. Kas on mingisugune mälestus, mida te tahaksite jagada, et mis tuleb meelde sellest õpingutest, et midagi sükest? Lisaks need läbikukkumised. Mina võin jagada seda, et mina tegin oma magistritööd Kaitseväes olles. Et ma magistriõpingute viimasel aastal võib-olla otsustasin täita põhiseadust ja minna aega teenima. Ja mul oli veel siis just tegemata magistritöö ja ma sisuliselt tegingi seda sõduri kodus nädalavahetuseti, metsas aeg-ajalt telgis paberi peale kirjutades, mõnikord kauplesin välja oma ülematelt, et ma saaksin nende kabinetis teha tööd ja mitte metsa minna, käisin oma tööd vormis kaitsmas, et kõik see mulle on nagu meeles, et magistritööd on võimalik kirjutada sisuliselt ka metsas olles ja samal ajal aega teenides, nii et see jääb mulle meelde. Mul ka seltsielust nagu ei tule midagi pähe, aga kui sa mainisid magistritööd, siis minu arust oli hästi tänuväärt võimalus see, et magistritööd sai mitmekesi teha ja ma arvan, et see päästis minu. Sellepärast, et sel hetkel, kui me hakkasime neid magistritööd lõpuks tegema teisel aastal, siis minu elu oli täpselt sellises kohas, kus mul oli liiga palju kõike. Ja lõpuks see kaaslane, kellega koos me tegime, Reevo Maidla, suur aitäh talle, et tema oli see, kes õigel hetkel võttis mul varrukast kinni, et kuule, mina olen oma osa teinud, et sina teed ka ja me lõpetame õigel ajal. Ja tänu sellele me lõpetasime normaalsel ajal, käies samal ajal tööl. Minul oligi see, et esimesel aastal ma õppisin 2 koolis, teisel aastal ma vahetasin ameteid niimoodi, et ma läksin uuele ametikohale, millest ma ei teadnud mitte midagi, nii et põhimõtteliselt oli nagu teine kool veel kõrval jälle. Ja see oli tõesti tänuväärt ja päästja. Ma arvan jah, et sa olid võib-olla üks esimesi lende, kus meil see 2 peale magistritöö kirjutamine. Vist jaa, sellepärast, et kõik, kes sellest rääkisid ka just nagu mingisugusest uuest võimalusest. Aga see jätkub, see praktika meil ja ikkagi praegu me ikkagi pigem ütleme, et pigem tehke 2, et see üksinda kirjutamine on juba nagu erand. Aga 2 lihtsalt on see, et sa pead väga hästi teadma, kellega koos töötad ja kuidas te kumbki töötate. Ja. Sest meil niimoodi saigi algus, et Reevo tuli ja ütles, et kuule Raul, et ma näen, kuidas sa töötad, teeme koos, sest me töötame ühtemoodi. Töötasimegi. Nii, aga sellega me oleme selle esimese osa ammendanud, nüüd te olete ennast soojaks rääkinud ja nüüd teeme sellise, ma ei tea, siis vahemängu ütleks. Et ma olen mõelnud siis sellised 10 küsimust, need on sellised hästi lühidad ja ma ootan teilt siis selliste spontaanset reaktsiooni. Mida te selle küsimuse all mõtlete, see ongi teie nagu valik. Ja siis võiks vaheldumisi teha, et ükskord alustab siis Karmo, teinekord siis Raul. Nii, aga alustame Karmo sinust, et pop või rock? Pop.
Igal juhul rock. Nüüd Raul, humanitaar või reaalained? Nii ja naa. Mulle tundub, et rohkem humanitaar. Loomulikult reaalained. Karmo, klassikaline või kaasaegne kunst? Klassikaline kunst. Nõus. Nõus. Mina olen kaasaegne kunst. Raul, jalgratas või mootorratas? Igal juhul mootorratas. See on see, mis mind maandab. Igal juhul jalgratas. Hoiab mind ilusti pinna peal ja suudan juhtida seda. Karmo, kas härra Vikman või härra Maurus? Härra Maurus. Miks? Ma ei tea, kuidagi sisetunne ütleb, et ikka Maurus. Millegi pärast samamoodi. Aga ma ei oska ka hästi põhjendada. Mul on öeldud, et sa oled rohkem nagu Maurus. Mulle on ka paar korda, et härra Maurus öeldud, nii et ma, ju siis mingi... Ja ma vahepeal ise armastan öelda, et härra Maurus on alati kodus, kui talle raha tuuakse, kas või kell 3 öösel. Raul, komöödia või tragöödia? Komöödia. Tragöödia. Karmo, vesi või õhk? Õhk. Õhk ja langevari. Raul, ulmekas või õudukas? Mitte kumbki. Pigem siis ulmeline. Õlu või vein? Vein. Karmo, õlu. Meil on mingi vastandumissaade. On jah, täpselt. Ja viimane küsimus, et pool täis või pool tühi? Täis. Rohkem kui pool, suurem pool. See on hea küsimus. Ma ikka tahan uskuda ja öelda pool täis. Aitäh. Läheme siis meie saate nagu põhiosa juurde, võiks siis nii öelda, et... nüüd alles alustame. Nüüd räägime teie karjäärist, et te olete siis meie tipud siin täna ja mul on tegelikult selline küsimus vaadates seda, kuidas te olete kulgenud oma tööelus, et te olete mõlemad avalikus sektoris teinud nagu ikkagi praktiliselt kogu oma karjääri, nii vähemasti selle info põhjal, mis välja paistab. Et ma küll tean, et Karmol oli mingisugune lühikene episood SEB pangas vist praktika või midagi sellist, aga rohkem ei märganud. Et on see olnud kuidagi teadlik valik või on lihtsalt elu näinud nii, et kuidas te ise seda nagu näete? Minul on väga lihtne sellele vastata, et mina valin oma tegemisi selle järgi, mis panevad minu silmad särama ja paraku on see niimoodi läinud, et need on need kohad olnud, mis on sära silma toonud. Ei ole nagu eelistanud, et kindlasti peab avalik sektor olema. Ka mul mitte, et jah, ma olen töötanud koolis pikka aega, tahtnud töötada ja kui ma asusin Võru riigigümnaasiumit juhtima, siis ma avastasin ennast avalikus sektoris töötamast, et see ei olnud nagu teadlik valik, et aga küll ma saan öelda, mul puudub küll kogemus erasektorist, aga ma saan öelda, et avalikus sektoris on väga hea tööd teha. Aga kas te mõlemad või kumbki teist kaaluks ka erasektoris töötamist kunagi? Muidugi. Jaa, välistama ma kindlasti ei hakka, ei. Minul on tegelikult niimoodi, et ma käin kogu aeg ringi silmad lahti, et kui mul on mingi teine asi, mis mind kõnetab rohkem kui see, mis ma parasjagu teen, siis seal ei ole üldse tähtis, et kas on erasektor või avalik sektor. Et kui ta mind huvitab, siis koputan uksele, astun sisse. Aga need kohad, kus te, koolidirektoriks loomulikult te pidite kandideerima, aga mingid varasemad kohad, kas teid on pigem nagu kutsutud või olete ikkagi tõesti käinud koputamas? Minu 20 aastat kaitseväes on läinud niimoodi, kus on olnud nii ja naa. Selles mõttes, et ma kogu aeg räägin, et inimene on oma õnnesepp ise, et sa ise kujundad ise enda karjääri. Ehkki kaitseväesüsteem on nagu väga paigas, et sind määratakse kohtadele. Aga see, kuhu sind määratakse, sa läbi oma õpingute ja läbi asjade, milles sa osaled, milles sa valid osaleda, kujundad ikkagi ise. Ja lõpuks kuidagi kas või salaja, sa tekitad tegelikult selle olukorra, kus sina oledki see kõige sobivam kandidaat sinna kohale.
minul vahepeal see vanglas käik, mitte istumas, vaid töötamas, oli ka konkursi korras. Et ei kutsunud mind sinna keegi, läksin konkursile, võitsin, proovisin, tulin ära ja ütlesin, et ei ole minu koht. Sellest võiks natukene veel pikemalt isegi rääkida pärast sellest kogemusest, aga Tarmo? Ütleme, et mina alustasin haridussüsteemis siis tööd õpetajana ja sinna ma täitsa otsisin töökuulutuse ja kandideerisin ja ise avaldasin soovi ja käisin kohal ja rääkisin, mis on minu soovid ja mida ma ootan ja mida neil pakkuda on. Aga ma tunnistan ausalt, et ülejäänud ametikohad niimoodi siis haridussüsteemis on tulnud ikkagi tõenäoliselt õigel ajal, õigel hetkel ja ikkagi kutsumisega, et ju siis töö ja või siis minu see ka ringi vaatamine on kellegini jõudnud, et ülejäänud sellised ametikohad koolisüsteemis on tulnud ikkagi telefoni kõne tulemusena. Ikka nii võib minna. Just. Aga kuna sa juba viitasid sellele vanglakogemusele ka, siis tahtsin sinu käest küsida, et kui sa koolijuhtimise peale nagu mõtled, et sul on siis nagu see nagu sõjaväeline kogemus ja siis vanglakogemus, et kummale poole see kool rohkem kukuks? Kaitsevägi. Juhtimise mõttes. Kaitsevägi, igal juhul. Ja isegi mitte ainult juhtimise, vaid üleüldse nagu ka selle lõpptulemuse koha pealt. Et ma olen kogu aeg öelnud, et Kaitsevägi on nagu üks suur kool tegelikult, sest mis seal toimub on? Läheb noor peale keskkooli siis aega teenima ja mida temaga tehakse? Aasta jooksul talle õpetatakse mingisuguseid oskusi, samal ajal sõrmed risti hoides, et neid kunagi vaja ei lähe. Nii et tegelikult on ta just nagu kutsekool, mis kestab aasta aega, sa õpid sellise sõduri kutse endal selgeks. Nii et nagu sisu poolest on ta igal juhul kooli moodi. Juhtimise poolest ma arvan, et täpselt samamoodi, sest ütleme, kui panna ennast kas või sinna kõige kõrgemale kohale, kus Herem praegu istub on ja kus ta varsti ära läheb, et sul on samasugused 2 osapoolt või 3 osapoolt on. Sul on need inimesed, kes töötavad seal, peavad õpetama kedagi, treenima kedagi, siis on need õpilased ja siis kuskil on kodu ja ühiskond ja kõik muud asjad, kes vaatavad sulle otsa, et mida jumal sa teed meie lastega seal. Et igas mõttes on ta samamoodi. Välja arvatud võib-olla lihtsalt see, et missugused inimesed seal töötavad. Et see on täiesti teistmoodi. Ja see on üks minu selliseid suuremaid õppetunde, kui ma tulin kooli, et inimesed ehkki nad reageerivad samadele asjadele, on see tundlikkuse tase on täiesti teine. Ma saan aru, et siis kõrgem. Koolis on tundlikkuse tase kõrgem. Kõvasti. Seda, kus juures minu eelkäija Põlva gümnaasiumis ütles mulle sellise soovitusena kaasa, et kuule Raul, et vaata, sa oled väga maskuliinsetes keskkondades töötanud, nii vangla kui Kaitsevägi, et arvesta, siin on teistsugused inimesed. Ja arvestasingi, aga isegi siis veel rohkem teistsugusemad. Aga ma ikkagi küsiks selle vangla koha pealt siis ka, et mis sa siis ütled, et see ei olnud ikkagi sinu jaoks, et miks? Tartu vangla direktor. Tartu vangla, jah, aasta aega. Kõige rohkem juhtimise pärast, et isegi mitte need inimesed, kellega ma seal koos töötasin, mulle väga meeldis need inimesed, kellega ma siin Tartus kokku saime ja koos töötasime, aga kuidas kogu see süsteem oli üles ehitatud, see ei olnud see, kuidas mina tahtsin vanglat juhtida. Ja samal ajal paraku ministeeriumi poolt oli nagu väga detailne kontroll selle üle, mida sa teed oma vanglas. Ja see on ilmselt ka üks suuremaid asju, mida ma hindan praegu kooli juhtimise juures, see autonoomia, mis juhil on, mida seal põhimõtteliselt ei olnudki. Ja mina ei saa niimoodi töötada. Mul peavad olema vabad käed võimalus teha seda, mida ma tahan teha ja nii nagu ma seda tahan teha. Nii et see oli kus juures minu enda koha pealt, ma leian, et üks parimaid õppimise perioodi see aasta aega. Et ma arenesin meeletult ja teistpidi oli see ka võib-olla üks kriitilisemaid aegu minu kui juhi kogemuses. Et sa saad aru, et sa oled kusagil, kuhu sa tunned, et sa ei sobi. Ja ise endale nüüd tunnistada, et ma olen vale koha peal ja ma ei sobi siia. See ei olegi nii lihtne üldse. Et teistel on palju lihtsam öelda, et kuule sa ei sobi.
Karmo, kas sa ka tunned, et sul on koolijuhina autonoomsust palju ja saad teha, mida sa tahad? Jaa, kui ma ütlesin, et avalikus sektoris on väga hea tööd teha, siis ma tegelikult mõtlesingi võib-olla meie suhet koolipidajaga, et meil on täielik vabadus, autonoomia, toetus, et Eestis praegu koolijuht olla tegelikult on väga hea, et sa tõesti vabad käed, toimetad, toetatakse. Jah, ütleme, et räägime siis riigikoolidest, et meie koolipidaja annab ikkagi täielik usalduse, autonoomia on iga kelle olemas, toetab ja aitab, et selles mõttes on väga hea tööd teha ja juhtida. Aga sulle, Karmo, on mul see küsimus, et sina ikkagi olid suhteliselt noor, kui sa said kooli direktoriks, et 28 aastat, kui ma õigesti saan aru, et ma küsiks siis niimoodi, et mis andis sulle julguse kandideerida sellisele kohale nii noorena? Ma arvan, et minu lapsepõlve unistus. Lapsepõlves ma mängisin enamasti 2 mängu. Üks oli pank, vorpisin vanadest paberitest raha ja andsin laenu välja. Ja teine mäng oli siis kool, kus ma siis olin õpetaja, koolijuht ja õpilane ühes isikus. Tegin õppematerjale ja mängisin siis kooli ja juba siis ma mõtlesin tegelikult, et ma tahaksin kunagi oma kooli omada. Mul oli küll ette kujutus, et see on Lõuna-Eestis kuskil, kus on kamin ja puuküte ja selline väike metsasees asuv kool. Et lapsepõlve unistus ja ma arvan, et kui ma direktoriks kandideerisin, see oli siis 2014, siis ma olin koolis töötanud selline 5-6 aastat ja see unistus järjest suurenes ja ma sain aru, et see on nüüd käega katsutav, sest et just loodi riigigümnaasiumeid, kus oli siis võimalus tegelikult kool ise üles ehitada ja luua ja oma meeskond komplekteerida ja ma ei saanud jätta seda kasutamata. Ja kuna minu juured on pärit Võromaalt, siis tundus, et see on nüüd see hetk ja võimalus, et võib-olla sealt see julgus tuligi. Et kui seda unistust poleks olnud ja võib-olla seda 5-6 aastat koolis, siis ma arvan, et ma poleks julgenud. Aga tunned sa, et sul on ka mingid eeliseid tänu sellele, et sa oled ikkagi selline noor koolijuht? Olnud kunagi. Ütleme, et noorena ma arvan, et oli sellist, ütleme, et kuna ma läksin ju kooli looma, siis on vaja sellist energiat, riskialtist ja nii edasi, et see, ma arvan, et see kuidagi oli mulle kõik kasuks, et ma olin noor ja kogenematu. Ei kartnud asju inimesi, võib-olla keda või mida oleks pidanud võib-olla kortma. Et ja võib-olla siis ma julgesin rohkem, aga võib-olla mis ma puudusena välja toon, on see, et sa veel võib-olla ei suuda veel ennast piisavalt juhtida ja oma emotsioone ja sa ei suuda võib-olla inimestest nii hästi aru saada, neid mõista, et see on tulnud nüüd sinna aja jooksul ja kogemusega, et seda võib-olla esialgu oleks olnud ka vaja, sest mina noore koolijuhina läksin kohe süsteemi ehitama, aga unustasin ära inimesed ja inimsuhted. Et kui ma peaksin midagi teistmoodi tegema, kui mul antakse uus võimalus, siis ma kindlasti esimese hooga keskenduksin inimestele, inimsuhetele, sest et ma arvan, et suhted ühes organisatsioonis ja organisatsiooni loomisel on hästi väärtuslikud ja kõik algab sealt. Ja siis annab süsteemi üles ehitada, mitte enne süsteem ja siis inimesed. Kas sina teeksid ka midagi teistmoodi, kui sa tagasi vaatad, et koolijuhina just? Koolijuhina? No sa viitasid sellele, et tundlikkuse tase on nagu... Ja. Aga ma ei ole kindel, kas ma väga palju saakski teistmoodi teha. Küll aga see oli üks selline omamoodi õppimise koht jällegi. Et ma olen täiesti nõus Karmoga 100%, et inimeste ümber kõik keerlevki, et kui inimesed sinuga kaasa ei tule, siis sa võid teha, mida tahad. Kas või pea peal seista, siis ei juhtu mitte midagi. Mina sain kooli juhtima asudes käia läbi sellise organisatsiooni kultuurist tuntud sellise madalseisu. Et
võib-olla oleks tõepoolest pidanud ka rohkem pöörama tähelepanu sellele, miks ja kuidas inimesed reageerivad ja püüdma kiiremini sellest august välja tulla, kuhu need inimesed olid sattunud parasjagu. Mina siis koos nendega lõpuks. Nii et meil läks ümmarguselt aasta aega selleks, et võib-olla isegi natuke rohkem, et saada see koolipere uuesti koolipereks, mitte hulgaks inimesteks, kes käivad kokku mingit tööd tegema. Ühe õppetunni ütleksin võib-olla oma poolt veel, et mida ma jätsin ka tegemata, kuhu ma jõudsin võib-olla 5. juhtimise aastal, on see, et sa pead nagu väga hästi ennast tundma, endast aru saama, ennast mõistma ja seda näitama tegelikult ka oma töötajatele. Et mina jätsin rääkimata, kes ma olen, mis on minu eripärad, omadused, miks ma aeg-ajalt nõndaviisi reageerin, nagu ma reageerin, et ma ei avanud ennast oma inimestele. Ma tegin seda 5. aastal, ma arvan, et niigi hästi, aga kindlasti võib-olla sellise kooli loomisel või juhtimisel üldse sa pead ennast avama, näitama, mis on sinu eripärad, sinu mõtted, kuidas sinu mõtted liiguvad, et inimestel on parem arusaam ja mõistmine. See läheb vägagi nagu teooriaga kokku, et nii-öelda see juhi bränding, et seda pead sa üsna teadlikult kujundama, et see on nagu ootuste juhtimise teema ja lihtsalt on väga palju. Kergem teha, kui sa saad ise endast aru ja mõistad ennast ja oskad ennast juhtida. Aga kui nüüd siin mõlemad valisite siis härra Mauruse selliseks nagu, ma ei tea, arhetüübiks endal, et kui rääkida sellisest nagu, et Eesti sellises, ütleme, väiksemas piirkonnas riigikooli juhtimisest, et milline see, nagu see ideaalne juht peaks olema või? Kangesti tahaks öelda, et nagu mina on, aga vist ei saa päris. Ma ütlen ise nagu Raul. Või nagu Karmo on. Ideaalne juht. Ei ole olemas sellist asja. Ideaalne juht on see, kes õigel hetkel sobib sinna kohta, kuhu ta on sattunud. Aga ma ei teagi, mul on tunne, et päris mitmed asjad on siit juba läbi käinud, aga ma kusjuures siia sõites mõtlesin millegi pärast samale teemale ja ma jõudsin nagu selleni, et siin ei olegi oluline need juhi omadused kui sellised, vaid pigem see, mida ta suudab. Ja see sama asi, et koolis on nagu 3 külge tegelikult. Et on õpilane, õpetaja ja siis on see kodusel kusagil. Ja sa oled suhteliselt hea juht, kui sa suudad luua sellise keskkonna, kus õpilane tunneb ennast hästi, vabalt ja saab õppida. Ja õpetaja tuleb hommikul sära silmis ja naeratusega tööle ja ta tahab seal töötada ja nad koos omavahel suudavad ka veel toimida. Ja kodu saab aru, mis koolis toimub ja ei sekku väga. See on Põlva gümnaasium muuses. Ja see on Raul. Aga ma ei teagi, ütleme, et ma ikkagi lähen selle ennast juhtimise juurde, et ma arvan ka, et ideaalset juhti ei ole ja kui rääkida kogukonnast ja võib-olla riigikoolis siis võib-olla väikeses kogukonnas, et kui see inimene ikkagi saab enda juhtimisega hakkama, siis ma arvan, et saab ta ka teisi inimesi juhtida ja väga hästi. Nii et ma olen küll mõtlema hakanud, et kuivõrd tegelikult meie kogukonnas võib-olla võiks koolijuht tulla kogukonna seest, et kas see on nagu vajalik ja väärtuslik. Aga ma arvan, et see oleneb sellest konkreetsest vajadusest situatsioonist, et ilmtingimata ma arvan, et ei pea tulema, aga võib-olla kasuks tuleb väikeses piirkonnas, kui ta on kogukonna liige, et lihtsalt selline, ma arvan, et oleneb vajadusest, ajastust, kontekstist. Mis sina sellest kogukonnast seest? Ma arvan, et ta ei pea seest tulema, aga tal peab side olemas selle kogukonnaga. Et võib-olla teistpidi see kogukonna seest tulemine töötab jällegi kahjuks, sellepärast, et võtame näiteks Põlva-suguse väikese koha, kus on linnas ja ümbritsevas vallas umbes 5000 inimest, mis tähendab, et põhimõtteliselt kõik teavad, kes sa oled. Ja tõenäosus, et sul on mingisugused omad ootused ja need hakkavad kummitama sind ka seal linna peal. Et lähed õhtul poodi saia ostma ja lapsevanem tuleb ütleb, et kuule, et minu lapsega käitusid nüüd küll halvasti. Et
ühes mõttes on see väga hea, et sa oled selline kättesaadav ja ligipääsetav, teises mõttes ma leian, et see hakkab võib-olla iseennast väsitama. Ja lõpuks sa juhina äkki põled läbi tänu sellele, et sul ei ole seda puhkemomenti. Küll aga kogukonnas seest tulemine kindlasti aitab paremini mõista, mis seal kogukonnas toimub. Ja seetõttu need mingisugusedki sidemed selle kogukonnaga on meeletult olulised. Ja see on üks asi, millega mina olen nagu väga teadlikult Põlvas tööd teinud, sest enne sinna tööle minekut ma ei teadnud Põlvast muud kui seda, kus ta asub. Ongi kõik. Ja täna ma tean oluliselt rohkem ja ma tean, et oluliselt rohkemad inimesed teavad ka, kes olen mina ja vajadusel suudavad mulle läheneda, et kui neil on mingisugune idee, mõte, mis iganes. On teil mõni selline eeskuju olnud või mingisugune juht, keda te olete kuidagi imetlenud, mis ei pea olema üldse muidugi koolisüsteemist ega haridusvaldkonnast, et täitsa laialt? Jaa, mul on olnud ikkagi enda gümnaasiumi koolijuht eeskujuks, härra Taisto Liivandi. Võib-olla kõige ilmekam näide tema kohta on see, et mis teda iseloomustab. Oli üks jõuluaktus, kus ta tuli lava peale, vaatas meile otsa ja ütles, et head õpilased, kui te koju lähete, vaadake, et linnukestel on süüa ja kallistage oma ema-isa. Ja siis ta läks lava pealt ära. Et nüüd see olemus või võime, kuidas ta pani meid kuulama ja et nii vähe, kui ta rääkis, siis meeletu suure sisuga ja mõjutajana selles mõttes, et teda ma olen alati imetlenud ja imetlen praegu, et tema koolijuhina mulle kindlasti nagu eeskujuks. Aga muidu igapäevaselt, kui ma ei räägi võib-olla konkreetselt juhtimisest, siis minu eeskujuks on kõik ülejäänud riigigümnaasiumi juhid, minu õpilased, minu vilised, minu väike 4-aastane laps. Et igalt ühelt iga päev midagi õppida, et see on nagu lust on vaadata ja kõrva taha panna, kuidas inimesed toimetavad ja elavad, et igat enda ümbritsevat inimest saab ikkagi eeskujuks võtta ja suhteliselt sage seda teen. Kui Karmo alustas öeldes, et jaa, siis ma alustan öeldes ei. Minul ei ole päriselt ühtegi sellist juhti, keda ma nagu juhina tervikuna võtan nii, et ma tahan selle moodi olla. Küll aga see, mida sa nüüd lõpus ütlesid, et väga paljudelt inimestel on midagi õppida, siis mul on mingisugused inimesed, kes teevad teatud asju õigesti ja kelle moodi ma tahaksin osata midagi teha. Kui ma mõtlen siis üldse mitte nii väga juhina, aga näiteks Jonatav Sevjov. Ma tahaks osata niimoodi rääkida, nagu see mees räägib. Et kõik kuulavad. Üks aasta, äkki eelmine aasta või üle-eelmine aasta haridusmessil, kui ta käis. Mees sai koolijuhtide seast püsti seistes aplausi peale seda, kui ta kõnet pidas. Ma tahaks niimoodi rääkida, näiteks. Või siin samas kunagi ilmselt sarnase tooli peal istunud Margus Rink on Margus minu arust. Teeb väga suuri asju, väga võrratuid asju. Ma tahaks sama suuri asju teha. Või ma enne juba korra mainisin Kaitseväe juht Martin Herem. Sellise struktuuri juhtimisel jääda nii palju inimlikuks, nagu ta on jäänud. Ma tahaks olla sama palju inimene kui Martin Herem, näiteks. Ja niimoodi võib neid asju loetleda, et neid inimesi, kelle käest killukesi korjata on väga palju. Et tegelikult ongi, et kõigi käest on midagi õppida. Vahepeal on muidugi õppimiskoht see, et nii ei taha, aga ka see on õppimiskoht. Küsin sellise võib-olla raske küsimuse, et teie karjääris mingit sellist kriisi või nagu mingit tõesti keerulist hetke, et mis see on olnud ja kuidas te sellest välja tulite? Mina tegelikult avasin juba natukene, et mul on olnud 2 sellist väga keerulist olukorda. Mul nüüd tuli meelde üks hoopis 3. täiesti selline
Üks oli tõepoolest seesama vanglas töötamise olukord on ju, et see, kuidas sa pead jõudma iseendas selgusele, et ma ei kuulu siia. See on meeletult raske, aga kui sa lõpuks jõuad selgusele, siis sa tead vähemalt, kuhu suunas edasi minna. Ja tänu sellele ma olen täna koolijuht. Ilmselt oli see millekski vajalik. Teine selline juhtimisalane kriis oli täpselt see, kui ma võtsin Põlva gümnaasiumi üle koolijuhina ja see, kuidas seal inimeste vahelised suhted olid, et saada see asi korda, et meil tekiks normaalne atmosfäär. See oli meeletult raske saada inimesed endaga kaasa. Ja ta oli võib-olla osalt see, et ei osanud mina nii hästi inimestele läheneda sel hetkel, nendele inimestele seal ja teisalt sellepärast, et nendel inimestel seal olid mingisugused ootused nende uuele juhile, mida me ei olnud läbi rääkinud ja milleks mina ei olnud nagu põhjust andnud. Ja nüüd teha selgeks see, et see, mida teie ootate, ei ole see, mida mina olen teile lubanud. Ja ongi, et kui inimestel on ootused, mina ei täida neid ootusi, aga ma ei ole ka lubanud, siis mul on üsna raske kuidagi moodi nendega seal keset teed kokku saada, et lepime kokku ikkagi, et me oleme nüüd sõbrad edasi, sellepärast et sest ma ei saanudki teada, mida nad ootasid ja isegi kui ma teadsin, siis see ei olnud minu kavatsus. Ma võin lihtsalt tuua ühe näite, kuidas koolis toimus üks selline protsess, mille puhul osad õpetajad olid selle vastu, osad olid selle poolt. Ja need, kes olid vastu, need olid võtnud vaikimisi eelduse, et tuleb uus juht ja lõpetab selle jama kohe ära. Ma läksin kooli, mina tegin erinevalt Karmost seda, et ma läksin kohe, ma rääksin, kes ma olen, kust ma tulen, kuidas ma käitun ja kuidas ma juhin. Ja muu hulgas ütlesin ka seda, et ma ei torma ühtegi protsessi muutma, enne kui ma olen suutnud analüüsida ja vaadata, kas see ikka on hea või halb või nii, nagu ta paistab. Sellest hoolimata neil oli ootus, et ma lõpetan sulle kohe ära, sest ma ometigi, Raul peab ju kohe nägema, et see on jama, mis siin toimub. Ei. Ja see tekitas natukene sellist paksu pahandust veel juurde, milleks tegelikult ei olnud põhjust. Ja hakkasime täiesti teadlikult tegelema meeskonna ehitamisega. Just nagu hakkaks nullist uuesti pihta. Et meil on meeskond, meil on karivõõraid inimesi, kes nüüd tuleb koos tööle saada ja ühes rütmis hingama saada. Nii et kulutasime esimesel aastal väga palju aega ja energiat selle peale, et teha kas või väga pisikesi asju koos, käia koos kinos, filmi vaadata või sellised asju, mis kuidagi moodi seoks selle meeskonna üheks. Põlvas vist õnneks on üks kino. Põlvas on kino, me käisime ka Tartus, me käisime erinevates kohtades, erinevaid toredaid asju tegemas, lihtsalt meeskonna ehitamise pärast. Küll aga selline võib-olla üks raskemaid asju, mis ma elus olen pidanud tegema, oli see, kus peale 20 aastast kaitseväeteenistust ma kirjutasin lahkumisavaldust. See oli minu elu esimene lahkumisavaldus. Ma istusin tööpäeva lõpus seal arvuti taga, põrnitsesin seda avaldust ja mõtlesin, kas ma päriselt ka nagu kirjutan siia alla ja saadan selle ära, et 20 aastat ju ikkagi mingisugust karjääri ja öelda, et nii, homme enam ei tule. Jah, saatsin ära ja siiamaani ei ole kahetsenud. Aitäh, et sa Karmo. Minu kriis, ütleme, et ma võin öelda, et lõpeb lahkumisavaldusega. Aga see eellugu on siis see, et eelmisel kevadel, oma siis 9. juhtimisaastal Võru gümnaasiumis, ma piltlikult öeldes varisesin kokku. Ja mul oli segadus, et miks ma seda teen, kas ma seda üldse tahan, kellega koos, kui kaua veel ja nii edasi. Ja siis ma püüdsin nendele mõtetele kuidagi selgust saada ja küsimustele vastused leida, kasutasin ka oma coachi abi, mul on Riina Varts, suurepärane toetav inimene ja jõudsingi koos tema toega selleni, et ma paar nädalat tagasi tänasest päevast esitasin siis koolipidajale avalduse, kus ma palun tööleping lõpetada selle suvel. Sest et 10 aastat juhtida ühte kooli ja üldse karjääri mõttes 10 aastat on minu arust täiesti nagu pikk aeg, kus võivadki sellised tunded hakata tekkima, teatud väsimus, arusaamatus, küsimärgid, küsimused
ja ma koos oma lähedastega ja oma coach'i ikkagi jõudsin sinnamaani, kus mina olen see, kes juhib minu elu, sealhulgas karjääri. Ja mõnikord sellised otsused on vajalikud ja kui see otsus on nüüd tehtud, siis väga hea tunne on. Sest et juhtimine minu jaoks on ikkagi ajutine tegevus. Seal on konkreetne algus ja konkreetne lõpp. Sa täidad konkreetseid ülesandeid, saavutad eesmärke ja ma arvan, et ma tundsin selle lõpu ära ja võtsin selle teadliku otsuse ja olin julge vastutama oma elu juhtimise ja karjääri eest. Et mul plaani A, B ja C ei ole, aga siiski sellest kriisist ma arvan, ma ise oma mõtetega tegutsemise, toimetamise kaasabiga ikkagi sain üle ja jõudsin selle loo alguses mainitud lahkumisavalduseni. See oli küll huvitav paljastus tänases episoodis, isegi ootamatu. Aga aitäh ka sulle, et sa seda jagasid. Läheks natukene nüüd selliste aktuaalsete teemade juurde, et mul on võib-olla 3 küsimus, sellega üks puudutab õpetajate streiki, siis natuke tehisaru ja võib-olla siis 3. natukene sellised, mida te ülikoolil üldse soovitaksite teha nii-öelda oskuste õpetamise teemal. Aga et rääkides nüüd õpetajate streigist, eks ole, eile algasid jälle mingisugune läbirääkimiste voor seal, et kuidas nagu teie sellele asjale vaatate, et mis peaks üldse toimuma, arvestades seda realiteeti, mis meil täna on Eestis, et me aasta pärast ei peaks uut õpetajate streiki nägema. Kuidas teie seda näete? Väga keeruline küsimus, väga keeruline vastata. Oleme erinevates seltskondades nagu pikalt mõelnud ja arutlenud ja et mis see lahendus oleks siin. Ma leian, et siin ei ole lühikest lahendust. Lühike lahendus on lihtne selles mõttes, et andke raha juurde. Mille pärast see streik nagu streikimiseni jõudis oli see, et poliitikud lubasid palka tõsta, mida nad ei tõstnud ja nii ei tehta lihtsalt. Et sa ei saa lubada ja siis öelda, et ma ikkagi ei tee. Küll aga see, et seda raha on juurde vaja, see on ainult selline mingi osa probleemist, et see tegelikult ei ole ka lahendus pikas plaanis. Et see võib-olla lahendab selle ära, et me täna oleme rahul, meil on kõrgem palk ja nii edasi. Aga teine asi, mis tuli ju streigiga välja, oli see, et õpetajate koormus on maru suur. Ja nüüd seesama, mis praegu uudistes käib, on see haridusleppe läbirääkimised. Ja see püüab kuidagi moodi lahendada ka seda koormuse probleemi. Aga mul on tunne, et see on selline ringi ratast käiv asi, mis on väga pika vinnaga. Sest koormuse probleemi lahenemine saab ju tulla näiteks selle arvelt, et meil tuleb inimesi juurde, aga inimesi ei tule hetkega kusagilt juurde, et isegi kui sa rohkem raha annad. Sest kus sa võtad neid haritud õpetajaid? Ei võta kusagilt. Või siis saab tulla selle arvelt, et me vähendame mingisugused ootusi, mis sellel õpetaja tööl on. Siis me anname järgi selles hariduse kvaliteedis, mille üle me praegu nii uhked oleme, et Eesti haridus on ju tegelikult väga heal tasemel. Kui me lihtsalt alandame koormust, ütleme, et õpetaja peaks töötama vähem, väga hea, las ta töötab vähem, aga kes teeb ära selle töö, on ju? Et ilma, et me vaataks õppekavasse sisse, mida me peame õpetama, öelda lihtsalt, et teeme vähem kontakttunde, siis kusagil peab olema see inimene, kes teeb ära need ülejäänud kontakttunnid, mis me olemasolevale õpetajale vähendame. Ja me oleme ringiga tagasi selles olukorras, et meil on puudu need inimesed. Ja selleks, et kui õppekava ei muutu, õppekava sisu ei muutu, öelda lihtsalt, et me vähendame kontakttunde, see ei tööta. Sest keegi peab tegema ära selle ülejäänud töö. Need on need samad inimesed, kellel kontakttunde vähendatakse, siis nad teevad seda lihtsalt ületunni töö sildi all. Tema koormust see kuidagi ei vähenda. Lõpptulemus on täpselt sama. Samad tunnid tuleb ära teha ja seda teevad need samad inimesed, saades lihtsalt natukene rohkem raha selle eest. Nii et see ei ole nagu probleemi lahendus. Küll aga selleks, et selle probleemi lahenduseni jõuda, on vaja jõuda selleni, et õpetaja positsioon ühiskonnas on väärtustatud. Alustas sellest, et palk on hea, õpetaja ei ole klienditeenindaja ja nii edasi. Et see peab olema selline positsioon, kuhu noored tahavad tulla. Ja siis mitme aasta pärast, kui nad ükskord lõpetavad kooli,
ja tulevad uuesti kooli tööle, siis võib-olla meil tasapisi hakkab see probleem lahenema. Et ma näen meie enda majas, mul on rõõm näha, et meil on 2 inimest, kes on täna õppimas õpetajaks ja juba otsapidi minu koolis tagasi ja õpetavad ka, ehk siis lahendavadki justkui seda probleemi, et meil on õpetajaid puudu. Aga see kõik võtab meeletult palju aega ja see ei käi üle öö. Aga selleks, et noor tahaks seda kohta võtta, ta peab nägema, et see on tema tuleviku koht. Ta saab head palka, ta on ühiskonnas hinnatud, tal on karjäärivõimalused. Kõik see, mida tavaline inimene ikka tahab. Minu jaoks on see nii kompleksne probleem, et ma pigem suudan nagu mõelda, mida mina teha saaksin ära. Ja mina koolijuhina ikkagi püüan tagada alati, olen siiamaani püüdnud võimalikult head töötingimus ja töökeskkonda, võimalikult mõistlikku töökoormust, väga head töötasu, et seda ma saan teha, aga need suured küsimused, mida ka praegu tegeletakse, et jube keerulised. Koolivõrk toon siia uue teemana sisse, eks ole, kuidas koolivõrku korrastada. Väga emotsionaalne teema, et raske kaasa mõelda ja rääkida ja pigem ikkagi mõtlen, mida mina saan teha. Ja ma arvan, et iga üks võiks tegelikult mõelda, kas või õpetaja ameti väärtustamise osas, olles lapsevanem näiteks või õpilane või lihtsalt kodanik, eks ole, et kuidas ma suhtun õpetajasse, kooli, haridusse üleüldse, eks ole, et ma arvan, et iga üks saab pisut teistmoodi mõelda, teha, kaasa toetada, ja siis mida meie saame koolijuhtina teha, et pakkuda seda väga head keskkonda ja töötingimusi ja toetust õpetajatele. Et ma arvan, et riigikoolides tegelikult on hästi ja võib-olla mida me võib-olla saame veel teha, on võib-olla aidata kaasa, rääkida oma lugusid eduelamusiga võib-olla munitsipaalkoolidele ja koolijuhtidele ja võib-olla siis pidajatele, kes kohalikud omavalitsused on. Et tegelikult justkui kõik tundub, et on võimalik, aga tuleks siis võib-olla rääkida ja jagada neid lugusid. Siis teine teema on see tehisaru küsimus, et haridust puudutab see ju nagu väga otseselt, et ülikoolis me ka pidevalt siin arutame selle üle, et tõenäoliselt ka koolides. Ja ma olen kuulnud, et on ka erinevaid lähenemisi, et kuidas koolid on suhtunud sellesse, mis tehnoloogiliselt kätte saadab on, aga ma küsin teie käest hoopis nagu kaugemale ulatuva küsimuse, et öeldakse ju, et me selliseid tehnoloogilisi innovatsioone nagu ülehindame lühikeses perspektiivis, siis võib-olla praegu ongi toimumas, aga me nagu alahindame pikas perspektiivis. Et kui ma küsin just selle alahindamise koha pealt ja pikast perspektiivis, et kas teie näete midagi, mis selle tehisaruga seondub just nimelt nagu, ma ei tea, 20 aasta pärast või kus te nagu muretsete või mõtlete? Kui ma ausalt ütlen, ma olen tõsiselt mures. Et ma saan aru, et ta on siin, ta ei lähe kusagile, sellega tuleb elada, aga pikas plaanis just nimelt teeb mind murelikuks see, et see tehisaru on põhimõtteliselt välja töötatud inimese eest mõtlema. Mõtlemise muskel see siin peakolu sees, et see on nii nagu iga teine lihas, et see areneb ja säilib ainult siis, kui sa temaga midagi teed. Ja nüüd see, et tehisaru pakub sulle valmis lahendusi. Ma näen siin selles probleemi just sellepärast, et selleks, et neid valmis lahendusi välja töötada. Ilma tehisaruta sa pead oma mingisugused teadmisi tegema uurimustöö, looma seoseid, nägema, kuidas asjad koos toimivad, saama aru üldisest maailma toimimisest, kuidas ta suures pildis töötab. Aga nüüd sul on võimalus saada selline valmis vastus, ilma mõistmata, mis selle vastuse taga on. Ja see tähendab seda, et selleks, et see vastus saada, see lahendus saada, me peame vähem mõtlema. Vähem ise looma seoseid, tõmbama paralleele, analüüsima. Ja me lõpuks harjume ära sellega, et meil on mingisugune süsteem, mis pakub meile lahendusi. Ja nüüd, kui ühel hetkel seda ei ole, või sul on selline probleem, mille tehisaru lahendus ei ole piisavalt hea, siis suures pildis ma leian, et inimkond ilmselt hakkab nagu mõnes mõttes alla käima, sest sa ei ole harjunud mõtlema ise, vaid sa loodad mingisugusel tehnilisel vidinale, et see mõtleks sinu eest ja annaks sulle valmis produkti. Ja see on probleem. Mina pigem tunnetan sellist seda murekohta, või kohustus tegelikult koolijuhina, et veel enam me peame õpetama kriitilist mõtlemist ja tähelepanu pöörama sellele.
veel enam me peame õpetama kohanemisvõimet, sest et see ja kindlasti viimaseks nii-öelda uuenduseks. Veel enam me peame õppima kuidagi seda kultuuri ise kujundama ja looma, et kui tuleb IT uuendus, eks ole, siis meie oleme ju need, kes loovad selle kultuuri. Kuidas me seda kasutame, millal, miks, mis situatsioonis, et meil on see ainulaadne võimalus tegelikult ise panna mängureeglid paika. Ja seda tegelikult peaks nagu õpetama ja õppima, ja siis tasakaalu otsimine ka, et just kriitiline mõtlemine, see kultuuri loomine, eks ole, ja see tasakaal, et see kuidagi, mina tunnen suuremat kohustus sellega tegeleda koolis, sest et see on see, mida tegelikult on selle puhul nagu vaja, et ma pigem arendaks inimesi, sest et ma arvan, et see jää viimaseks uuenduseks, et pigem siis püüame neid inimomadusi ja inimlikke asju tegelikult arendada ja mõtestada. No sa võib-olla nüüd siis juhatasid sisse minu selle järgmise küsimus, et mida ülikoolides teie meelest peaks õpetama siis nagu just nende ülekantavate oskustena, et kas jätkata seda sama, mida juba te koolis püüate teha või midagi peaks veel siin teistmoodi või juurde tulema, mis oleks vajalik selleks, et noored saaksid elus hästi hakkama? Tahad jätkata kohe? Ma mõtlesin võib-olla oma õpilaste peale seoses selle küsimusega ja ma kuidagi pane võib-olla teile seda ülesannet, aga lihtsalt võib-olla, mis on praeguste gümnaasiumi õpilaste eripära, sa võid siis kinnitada või ümber lükata. Mulle tundub lihtsalt, ma tajun, selline üleüldine nagu huvipuudus. Ja ma ei ütle, et ülikool peaks seda kuidagi tegema, aga lihtsalt te teate, kes teile sisenevad siin varsti õpingutel, et ma nagu tajun sellist üleüldist nagu huvipuudust ja et noore inimesel, et ta ei ole leidnud aega, viitsimist, tahtmist tegeleda sellega, mis seda huvitab, mis on tema unistused, kuidas on sinna võimalik jõuda, et see, et üks noor inimene tegelikult saaks aru tõesti, mis teda huvitab, mis on tema meelisvaldkond, kuhu tal on võimalik areneda, mis ta konkreetselt tegema peab, et mida ma võib-olla veel näen koolis, et võib-olla kui veel nagu osatakse unistada ja võib-olla maalida see lähituleviku pilt, kuhu inimene tahab jõuda, siis ei osata nagu võib-olla rääkida või paika panna, mis on need reaalsed tegevused või pingutused, mis tuleb ette võtta. Ja võib-olla veel, et sellist tõesti, nagu ma mainisin, seda kriitilist mõtlemist, analüüsivõimet, kohanemisvõimet, koos töötamise oskust ja võib-olla tõesti kultuuri kui sellise loomine ka, et kui on erinevad muudatused, siis tegelikult meie ise oleme ju need, kes loovad selle keskkonda ja need põhimõtted ja mängureeglid, et seda võib olla. Karmo tegelikult ütles kõik asjad ära minu arust. Et ma leian ka, et kriitiline mõtlemine on absoluutselt kõige võti, et kas või selle sama tehisaru võtmes, et kui sulle pakutakse mingisuguseid valmis lahendusi, sa pead olema võimeline ka sellest aru saama, et kas see tegelikult on hea lahendus, mis sa said või ei ole. Nagu me teame, siis tänased need tehisaru lahendused astuvad ikka ämbrisse ka päris korralikult. Aga selleks, et sellest aru saada, peavad sul endal mingisugused teadmised ikkagi olemas olema või siis see sama võime seoseid luua, analüüsida seda infot kriitiliselt, et mis sa oled parasjagu saanud ja kuidas ta tegelikult nagu suurde tervikpilti sobitab. Ja kui sa seda ei suuda, siis on keeruline. Tõepoolest, et selline, nii nagu Karmo alustas enda haridusteest rääkides, öeldes, et õppis suurt maailmapilti nägema ja analüüsima, siis ma arvan, et see on see, mida ülikool peaks tegema ka edaspidi, et inimene tuleks välja mõtlemisvõimelisema inimesena ja saaks aru, kuidas nagu maailm tervikuna töötab, mitte ainult ühest kindlast asjast. Sest tõepoolest see sekundeeringa sellele huvipuuduse probleemile või kitsaskohale, et on väga hea, kui täna noorel on olemas mingi valdkond, mis teda huvitab, millega ta süvitsi läheb. Aga minu kogemus koolijuhina on küll lühemaajalisem, aga ma näen, et seda on järjest vähem ja vähem. Et vähem on neid, kellel on see kindel valdkond olemas, mis neid huvitab, ja samamoodi on vähem neid, kes on valmis selle nimel kusagile kaevuma, sügavuti tööd tegema, et see asi endale selgeks teha. Nii et mõtlemisvõimet on vaja õpetada
inimeseks olemist. Kõlab võib-olla kummast ülikoolile, aga inimeseks olemist. Ma täitsa tuleb mul meelde Indrek Seppo, kes meil on selline suur apologeet sellele tehisarule, õpetab siin ülikoolis ka ühte kursust, viskas õhku sellise mõtte, et võib-olla tõesti teadmised on üldse ülehinnatud ja tulevikus me peame nagu südameheadust võib-olla õpetama või mingit inimlikkust, täpselt nagu sa ütled. Nii, aga meie aeg hakkab läbi saama. Ma viimase küsimusena küsin seda, et teie töö on ju tohutult raske, eks ole, see on ju nagu õpetamine, mis on nagu kõik teavad, kui raske see on ja kuidas õpetajad läbi põlevad ja siis on teil see juhtimise nagu teema veel seal juures, et see on nagu tõeliselt selline mürgine kombo, et kuidas te hoiate oma vaimset ja füüsilist tervist? Minust see kõik pole nii jõudnud nagu siin maalitust, et mistõttu ma nagu võib-olla väga teadlikult sellega ei tegele. Et kuna ma arvan, et ütleme, et natukene liigutan ennast ja üsna regulaarselt ja võib-olla kus ma oma toetuse saan või kuidagi jõudu ja ka maanduda ennast vahepeal on minu tore pere. Et minu 4-aastane tütar ja suurepärane abikaasa, et ma arvan, et mul on nagu kõik tasakaalus, et mul ütleme, et siis kesk- ja kriisi, kus ma peaks toodud hakkama sportima või mingit uut huvi otsima ja hobi, et seda veel ei ole tulnud, nii et kõik on balansis. Loen. Võt lugemine on see, mis aitab ka alati kuidagi hoida tasakaalu ja meelt erksana. Ma ei teagi, kas ma tahan siit jätkata üldse, sest et kui on uued hobid, et siis on kesk- ja kriis. Küllap on. Ei, tegelikult oleme ausad, ei ole ka mul uusi hobisid, aga erinevalt Karmost ma leian, et sellega peab teadlikult tegelema. Küll aga ma olen nõus täiesti sellega, et see võib-olla tundub raskem, kui ta tegelikult on. Et kui sa valid selle töö ja valdkonna, mis sul paneb silmad särama, siis see ei ole niimoodi põletav ja sind läbi küpsetav asi üldse. Küll aga mina oma eelneva karjääri jooksul olen ära tabanud selle hetke, et kus ma saan aru, et ma pean teadlikult tegelema sellega, et mul on minu tööaeg, mul on minu koduaeg ja need on nagu eraldi ja üks ei tohi nagu teise sisse minna. Ja loomulikult peab olema rida tegevusi, mis paneb sul silma särama. Et tegelikult osad siin tulid juba välja, ka enne nende välkküsimustega, et sporti ma teen ka, sellepärast, et jooksmine, mulle meeldib joosta. See on nagu meditatsioon mõnes mõttes, et lähed lihtsalt jooksed, sul on pea tühi ja sa taastad ükskõik, mis sul siis parasjagu päevased probleemid on. Ja mina käin jooksmas niimoodi, et ma ei kuula muusikat ega mitte midagi, ma kuulan ainult seda, kuidas ma ise jooksen ja kuidas ma ise hingan. Nüüd uutest hobidest rääkides, ma alles hiljuti avastasin enda jaoks jooga. Ikke kesk- ja kriis, ma ütlen. No jah, kui sa nii tahad öelda, aga ma julgen soovitada. Kunagi. See tundus nagu selline mingi kahtlane põrandal väänlemine ja koos mõmisemine eemalt vaadates, aga tegelikult see on päris tõsine treening. Esimesed korra järel mul olid lihased tükk aega haiged, mis on täiesti uskumatu. Aga ühesõnaga tuleb tegeleda füüsilise tervisega. Lugemisega tuleb kindlasti tegeleda sellepärast, et meie oleme ilmselt siin kõik või enamus nende põlvkondade inimesed, kus asjad vastu tuleb huvi tunda. Ja sa saad oma uudishimu rahuldada, kui sa loed ja õpid. Mina asutasin iseenda lugemisklubi see aasta, võtsin sihiks, et ma loen iga kuu vähemalt ühe raamatu. Mootorrattad, muidugi, sest kui sa oled tsiklisõitja, siis juba see, et sa peale tööpäeva lähed koju tsikliga. Tsikliga on jumal lahe sõita. Ja samamoodi, sõidad, naeratus on näol, jõuad koju, sul on kõik hästi, lapsed ootavad, abikaasa ootab viimse peal, töö on kusagil seal ja oled kodus omadega. Ja mesilased. Mul on mesilased, enne siin rääkisime. Võtsin hunnik aastaid tagasi, praeguseks vist 5 juba, endale mesilased. Ma teen päris paljusid asju niimoodi, et mul tuleb mõte pähe, ma tahan millegagi tegeleda, siis ma hakkan seda tegema.
ja siis ma alles hakkan õppima, kuidas see käib. Mesilastega oli samamoodi. Ma teadsin, et maru maitsev on see mesi, aga see oli ka kõik. Ja siis üks sõber müüs mulle 3 mesitaru. Tassisin need hoovi peale ja siis hakkasin töökäigus õppima, et kuidas asi käib. Aga näiteks suvel, kui on selline hea suvepäev, päike paistab, istud selle mesitaru kõrval, vaatad neid läbi, nii nagu see asi käib, siis maru rahustavan. Jällegi, sina need sumisevad mesilased taru kõrval võid magama jääda, see on selline uinutav nagu valge müra põhimõtteliselt. Ja kõik see kokku, igal aastaajal ise asjad, et peab olema mingi asi, millega sa tegeled väljaspool tööd, ka väljaspool peret, ehk siis sinu enda asi, iseenda jaoks. Ja nii ongi. Tervis korras, silmad säravad. Tundub küll. Kallid koolijuhid, suur aitäh teile tulemast. Soovin teile palju edu edaspidi. Ma ei ole kindel, et te olete nüüd praegu tänasel hetkel just siin tipus, et võib-olla on ees ootamas ikka midagi veel kõrgemad. Me oleme kindlasti oma praeguse positsiooni tipus, aga uksed on lahti. Absoluutselt. Aitäh! Aitäh kutsumast!